ühesõnaga Frenchi koolu, nad satuvad seiklustesse sellepärast, et French skeemitab kogu aeg, siis vaene koolu peab käima ja lahendama neid probleeme. Aga kuna koolu on selline hea südamega Eesti mees ja tal on orja ka vaja, siis ta käib ja lahendab neid, aga need lood seal sobiksid väga hästi teleekraanist. Esimeses osas nad võitlevad müstilise Dagoberti leegioniga, natuke selline Harry Potter Eesti kastmes, aga ta ei ole nii kuri vahepeal. Ja Harry Potterit ma pole ka lugenud, seda ma ei tohi kunagi Šotimaal öelda, ma tean. Ma Šotimaal eelmine aasta ütlesin seda, et nüüd raudselt pekstakse surnuks. Seal oli terve linn oli kassadasi ja ma tean, et ma olen Harry Potteri linnas. Ma ütlesin Harry Potteri filmi esimest osa vaadata 3 korda järjest. Kõige kaugemale, kus ma jõudsin, oli see, kus tüüp, kes näeb põhimõtteliselt välja nagu mina, maandub jalgrattaga. Ja siis ma olin see, et okei, las ta jääb, ma olen Koplist, ma ei taha näha, kuidas see ratas ära pärastatakse. Pole see traumat vaja. Aga ma kuulsin, et nad hakkavad rebooti tegema Harry Potterile, et ma ei kujuta ette, et mis nüüd juhtus, et kas see, et mees, kes kunagi mängis Harry Potterit esimeses päris filmi rollis, mängis neonatsi lõpuks nüüd jõudis kohale. See on minu meelest kõige müstilisem selle Daniel Radcliffe'i poolt, et tema esimene filmiroll mitte Harry Potterina oli mängida FBI agenti, kes infiltreerub neonatside liikumisse. Ja filmi keskmes on Harry Potter lugemas Mein Kampfi. Mina vaatasin seda filmi, ma naesin esimene, see ei ole komöödia, kus see on tõesti sündmustel põhinev lugu Ameerika Ühendriikidest, kus grupp pereisasid otsustab, et oleks aeg rassisõda alustada. Nagu sa ikka teed, kui sa äärelinnas USAs elad, vaata igav on. Aga lihtsalt, kui sa vaatad filmi, kus peaosas on Harry Potter ja ta loeb Mein Kampfi, ma olin see, et mis nüüd juhtus. Harry, kas siga tüükas on asjad käest ära läinud. Sa alles ajasid taga tüüpi, kellel pole nime ja nina. Ja nüüd on tätokad.